Tervitused, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Vabandust, et mind pole paar päeva olnud. Olen kindel, et te igatsesite mind. Mina igatsesin teid ka, sõbrad. Juba paar päeva olen jälle kutsikate raviga tegelenud. Seetõttu ei saanud ma teile videot saata. Andke andeks. Te teate, et viimati noora tütrel diagnoositi raske haigus. Parmoviirus, verine kõhulahtisus. Tänu Jumalale, Jumal naeratas meile. Me töötasime, pingutasime ja vaeva nägime oma kutsika nimen. Ööd ja päevad vahet tegemata, sõbrad. Ma tegin kõik, mis minu võimuses oli. Tänu Jumalale päästsin oma kutsika. Nüüd on tal natuke parem. Ma näitan teda teile. Ta hakkas sööma, hakkas vett jooma, isegi üritab ema nisast imeda. Tõesti, ma tänan oma Jumalat 1000 korda. Ma olin tema pärast väga mures. Ma olin väga mures, pingutasin väga palju. Tänu Jumalale me päästsime ta. Me päästsime tema. Aga siis jäi teine meie kutsikas haigeks. See tähendab, et meie kohal on jälle mingi õnnetus. See tähendab, et kõik asjad kuhjavad. Kaotasime Santasi, siis meie kutsikas, siis meie uus tüdruk Harli. See on muutunud järjestikuseks tsükliks. See olukord teeb mulle tõesti palju muret. Aga ma teen kõik, mis suudan. Tule, oota, Süslü. Mis juhtus, Süslü? Süslü! Kas mu tüdruk oli siis armand? Kas see unakas tüdruk armastab oma isa väga? Vaatame nüüd. Näitame kõigepealt meie armsat tütart. Tüdruk. Mida teeb minu faunitar? Mida teeb minu vällis? Tule siia, tule. Alla. Marshallah talle. Kas mu tütar sai paremaks? Kas mu tütar paraned? Kas mu tütar tuli teadusele? Kas ta pidas vastu mu kallis? Vaata haiguse tõttu, vaata. Ta on nii kõnaks jäänud, vaadake, sõbrad. Tema luud on nähtavale tulnud, kas te näete? Sest ta pole 8 päeva jooksul grammigi süüa söönud. 8 päeva jooksul. Tema ravimid, tilkinfusioonid. Ma ei oska teile kirjendada. Tema kannatas väga palju. Mina samuti. Isegi keset öödasin kliiniku avada. Ainult selle tüdruku pärast. Peaasi, et me suudaksime teda päästa. Aga praegu. Ta tuli teadusele, loodetavasti võtab kaalus ka juurde. Ta kosub ka, ma hakkasin teda juba ilusti toitma. Täna hakkas ta ka sööma. Ausalt öeldes, olen väga õnnelik. Vaata, sellel meie tüdrukul pole ka veel nime, me pole talle veel nime pannud. Ootan kommentaaridesse sellele tüdrukule sobivat ilusat nime. Keegi teist kirjutas, et meie tüdruku nimi võiks olla Anka. Ta kirjutas midagi sellist, et ta tõusis nagu Anka linn tuhast. Tervitused talle siitpoolt ka. Tegelikult hakkas mulle nimi Anka meeldima. See tundus ilus, aga oota ka teie soovitusi, äkki on midagi paremat, mis mulle sobiks. Ma ei taha ainult nime, vaid soovin, et sellel oleks ka tema jaoks tähendus. Sest me päästsime ta haigusest, mille puhul on 90% surma tõenäosus. See oli meie jaoks tõeline ime. Seetõttu on vaja talle sobivat nime. Kas pole nii norm? Tema ema oli ka väga kurb, aga tüdruk paranes. Aga tüdruk paranes. Eks kallis? Hommikul vaatasin, ta üritas emalt piima imeda. Ma olin nii õnnelik, ausalt, ma ei oska teile seda kirjeldada, sõbrad. Ja nüüd, vaata ta siis mustasin selle tüdruku üle. Jälle, Rokki, raunu maha. Meie Harli jäi haigeks, sõbrad. Harli täna on 3. päev. Tema seisund on tõesti väga halb. Tal on raske haigus. Viisin ta loova arsti juurde, lasin üle vaadata. Mõtlesin, kas äkki on sooltes või maos mingi probleem. Temaga vaatas üle. Röntgeni tulemustes selgus, et sooled ja magu on puhtad. Aga ta roojab verd. Tal on verine kõhulahtisus. Auksendab ka verd. Noh, varem pole minu suurel koeral kunagi parvoviirust olnud. Ma ei ole seda lugenud. Veterinaar ütles mulle nii, et see võib olla parvo. Ta tegi testi, aga see pole 100% kindel asi. Me kahtlustame seda. Ma mõtlesin, kas ta võib olla koerte katk. Ma ei tea, kas tal on parvo. Aga koerte katku puhul on ka nina või mujal eritist. Seda tal ei ole. Tõenäoliselt tundub see olevat parvo, sõbrad. Ta on tegelikult ka vaktsineeritud. Ta on alles 9,5 kuune tüdruk. Ma ei tea, miks ta selle sai, aga võib-olla ei ole see ka parvo. Me ei saanud aru, tähendab. Selleks, et täiesti kindel olla, peame testi tegema. Meie tüdrukuga juhtus selline õnnetus. Olen 3 päeva teinud talle ravi, pannud tilgutit ja teinud kõik, mis võimalik oma tütre heaks. Olen kõik oma võimalused tema jaoks kasutusele võtnud, et ta terveks saaks. Aga praegu ei ole silmaga nähtavat paranemist. Mingeid märke. Mitte midagi, sõbrad.
Tõesti, Harvi olukord teeb mulle väga palju muret ja ma armastan Harlit väga. Teate ju küll, Harli näos oli selline abitus ja süütus, mis inimesi endaga seob. Ta kartis teisi koeri, aga me harjutasime ta teiste koertega ära ja ta hakkas kõigiga nii ilusti mängima. Ma ei saanud aru, kuidas see kõik äkki juhtus. Kuidas saab nii järsku juhtuda? Mulle tundub, et see on tõenäoliselt koerte katk, aga loodetavasti ei ole. Loodetavasti suudame oma tüdrukut päästa. Palun ärge unustage meie tüdrukut oma palvetes. Tema eest anname endast kõik. Ainus, mida ma teilt palun, on teie palved. Kui Jumal lubab ja meile naeratab, siis loodetavasti päästame ka oma Harli. Ta oli puuris. 3 päeva olen ta siia toonud, et pidevalt tema tualetis käimist, oksendamist ja muud sellist jälgida. Aga 3 päevaga on ta ikka päris ära vajunud, sõbrad. Tõesti, päris ära vajunud. Ta ei suuda vett juua, ei saa neelata, süüa ka ei taha. Pole ma sõtsa kui indida jaksa. Tõesti väga halb. Jumal, loodan, et sa naeratad meile ja ta paraneb, sõbrad. Oodake nüüd, noored. Oodake, vaatame, kui palju te mulle poete. Kõik mu lapsed on minusse armunud. Sest ma tõesti armastan neid väga. Looma õnne saab tema käitumisest aru. Kui ma nendega kogu aeg riidleksin, peksaksin või lööksin, siis nad ei tuleks minu juurde kunagi nii. Kas teate? Kõik nad on nii armsad ja täis armastust. Miks? Armastan neid väga. Seda ma polegi teile veel näidanud. Hiljuti ostsime ühe kuldkala, sõbrad. Sellest on võib-olla 10-15 päeva möödus. Ma ei mõelnudki seda teile näidata. See on ka praegu siin. Ma ostan talle ka ühe kaaslase. Siis mõtlesime, et võtame ta kala. Ainult kuldkala oli puudu. Selle tõin ka, sõbrad. Ärge unustage Harli ees palletada. Kui Jumal lubab, saab ta loodetavasti terveks, aga... Ma ei tea, miks nii juhtus, vend. Ausalt, ma ei tea, sõbrad. Kui meil mingi probleem tekib, siis kõik tuleb korraga. Kõik lihtsalt. Santos, Kutsikas, Harley, ausalt. Ma lähen hulluks. Reis, mida sa teed, poiss? Mu kiisu, tule siia. Küsid üle kassi kohta, kus kass on? Oota, las ma vaatan. Oodake nüüd, ulakad. Oodake nüüd, oodake. Üks hetk, reis, vaata. Oota, paša, üks hetk. Nüüd, sõbrad, meie pisike jäi siia, sest ta oli haige. Ma võtsin taga majja sisse. Ta oli sees. Te pole teda juba tükk aega näinud. Kas ka kasvanud? Ma armastan seda passi väga. Seda passi. See on lõvi, see. See on lõvi, see. Lõvi. Mida teeb mu ilus poiss? Natuke uakas oleks hea, kui ta mind ei kraabiks. Sellest kraapimisharjumusest ei ole me teda kuidagi lahti saanud. Aga vaata, kuidas ta kaamerale keskendub. Meie poeg on, ma ütlen, väga nägus. Mashallah. Kuule, vanaisa, kas ma lasen kassi siin natuke kloppida? Kuule, vanaisa, vaata, kuidas mõlemad temasse kiindusid. Poeg, tema on ka selle aia laps. Ärge tehke pahandus, kas kuulsid? Ärge lööge mu kassile midagi. Mu kass sobib siia tõesti väga hästi. Kui ta ainult nende kelmidega läbi saaks, laseksin ta nende sekka. On ju, poeg? Minu ilus poeg, see lõvi armastab isa väga. Mine nüüd, puuri, mine. Mine, oota tüdruk, oota. Kao mu jalad alt ära. Oota korraks, vaata kohe. Nägid, vaata. Vaata, panin ta süvest maha, vaata. Kohe hakkas ründama, vaata. Mida mu poeg teeb? Psoopad, vend. Ma võtan ta majja sisse. Istun maha. Ja äkki ründab ta mu kaela. Ta hüppab mu kuklasse. Ronib mu selga. Tema küüned on niigi tohutult suured, vaata neid küüsi. Näita neid küüsi. Näita. Ta kraabib nagu nõelaga. Ausalt. Kui ta vaid natuke rahulik oleks, mu poeg. Selline ulakas. Ulakas. Mine nüüd sinna, mine. Ma armastan Reisi väga, ta on tõeline mees. Mu kass sobib siia hästi. Need on juba õnneks temaga harjunud. Nad ei ütle midagi. Alguses olid nad väga pahased, eks ole, Karolina? Nüüd on nad harjunud. Tulge lähme vaatame aeda, sõbrad. Võtame need õmika õue. Tule! Tule. Ärge kiusake kutsikad, tule. Hakkame välja minema, noored. Nad teevad ka kindlad olema. Kas ma lähen välja või ei lähe. Selle järgi nad lähevad. Selle järgi ta läheb välja. Karo! Mida Karo teeb? Seina, kas sa ajasid oma vee ümber, tüdruk? Vaata. Ma jumaldan Seinad. Täiuslik tüdruk. Tõesti väga ilus laps. Jumal rõitku teda õnnetuste ja hädade eest. Tõesti väga ilus. Andku Jumal meie tüdrukule pikka ja tervislikku elu. Vend on väga kaitsev. Kui keegi tallu tuleb, ründab ta kohe. Tal on väga tugevad kaitseinstinktid. Ta hakkab mind kohe kaitsma.
nii koera kui ta inimese vastu. Ta harjus minuga kohe ära. Võttis mind kohe omaks. Ma armastan Seina seda omadust väga. Ta on tõesti suurepärane laps. Laseks ta isegi lahti. Tundub, et temalgi algab jooksuaeg. Mulle tundus ka nii. Valaisa ei lahku enam tema kõrvalt. Vaata, praegu on ta ka tema ukse juures, näed. Kui tal jooksuaeg algab, siis meil on väga vedanud. Vanaisa, tule. Vanaisa, aga nüüd sina, tule. Ole ettevaatlik. 1, 2, 3. Mine sina nüüd sisse, poeg. On ime, vanas ukse taha vend. Seinal võib jooksuaeg alata. Kui see nii on, siis paaritan ta kohe Carlosiga. Tule, mu tütar. Vaata, kui ta esimest korda tuli, oli ta väga kõhr. Mashallah, ta on end hästi kogunud, tema füüsis on taastunud. Seina on tõesti väga ilus laps. Sindi prouval pole ka jooksuaeg veel läbi saanud. Oota, paneme ka Karabassi kinni. Karabas, tule siia. Karabas! Kus mu poed on? Panen sind ka kinni, tule siia. Minu keelapoeg. Karabassi tuju on hea. Täna on ilm õnneks jahe. Tule siia, poeg. Üks hetk. Oh, ei! Võtame kõigepealt Karabassi ära. Siis toon varsti isase Rottweileri välja. Me ei tohi ühtegi isast koera jätta. Otse, Karabass, otse. Ma ütlen, Karabass, vanaisa. Jookse nüüd, vanaisa. Rottweilerit pole minuga veel päris harjunud. Teate ju, viimati küsisin, kas lasen Rottweilerit teie peale. Täna proovin ühte neist. Ma ei taha end liiga palju ohtu seada. Isegi proovin ja kui saan, siis eraldan ka. Teeme kõik, mis suudame, et nad üksteisega harjuksid. Et veel probleeme ei tekiks. Ma ei usalda emast ikka veel. Tyson! Kus mu lõvi poed on? Kus mu karismaatiline poed on? Ma olen su liilsusest ja hoiakust täiesti lummatud. Sa oled lausa liilsuse kehastus. Kus mu passi on? Oota, laseme ta minna, vaatame, tule. Tule! Jookse, vaatame, jookse. Läki, poiss. Täpselt õige aeg, just praegu on õige aeg. Las Tyson vaba, töö peale tiiru. Ares! Osa, võtame ka sind kaasa. Ares, kui me sind kaasa võtame, kuhu me su paneme, mu Ares? Võib-olla Rott ei ründa teda, kas ründab? Rott vist ei teevad midagi koerale, kes teda ei tülitanud. Oota, las Ares jääb praegu. Ares ei ole väga agressiivne. Seal on üks maras. Me peame marasi ligi meelitama. Teeme tema kojale poole. Tule vaatame, ta lapsi sõbrad. Tule! Tule, mu poiss, tule! Tule, mu poiss, tule! Maras vaša! Tõenäoliselt lähete otse marasiga vastamisi, sest maras ründab. Ärme võta marasiga riski. Tule vaatame neid rotte. Vaatame, mida mu lõvid teevad. Kone! Vaša! Mida sa teed, poiss? Mida sa teed, tüdruk? Tyson vaba! Teie õinsuse nimel annaksin kõik. Nüüd end, tead küll. Tysonit välja tuues ma natuke kõhklen ka. Muidu me ei suuda neid harjutada, vend. Me peame selle keskel oleva hirmu ärevuse murdma. Me näeme, et usaldused viises võitma. Usalduse võitmiseks teeme kõik endast oleneva. Alustane tegepealt isasega suhtlemisest. Võidame tema poolehoiu. Las ta harjub ka. Emast on lihtne harjutada. Tule! Mida te teete, Mida mu lõvid teevad, Mashallah, neile, Vaata, võrreldes algusega on natuke paremas, näed? On ju, tüdruk? Tule, las ma kaitsen sind, tule! Tule, las ma kaitsen sind, tule! Tule! Olgu, ema hakkas mind lakkuma. Tyson! Tule, mu tütreke, tule! Vaata nüüd, Noora, kas hea tujud ka? Kandidaat! Nad on kõik nagu lapsed. Nagu lapsed, mis on võinud seda. Nüüd, oota võrraks, maras on ka end kinni jätnud. Varas, kuhu sa end kinni jätsid, poiss? Ulakas maras. Hästi, jookse, poeg. Jookse, mu poeg, jookse! Anatoolia tõeline poeg, jookse! Mashallah sulle. Ja nüüd proovime, kas Seina on jooksuajas või mitte. Üks isane koer peab tema juurde tulema. Aga selle Seinaga tekib meil ühel päeval paaritamisel probleeme, vend. Ta ründab ka isast. Väga varm tüdruk. Nagu ma ütlen meie kuninganna Marla kohta, et ta tõrjub isaseid. Täpselt samamoodi on see. Ta väärib väljendit isaseid tõrjuv. Ta tõesti väärib seda. Kurat, Harle on nii ilus.
kurat, loom oli juba paranenud. Kui ma ütlen paranenud, siis ta oli nendega juba harjunud. Milline ebaõnn see on? Ausalt, tõesti. Oota. Maras kurateerib temaga. Suure tõenäosusega on Seina jooksu ajasöönd. Vaata. Seina ei armasta ka üldse mängida. Täpselt nagu Marla. Väga läärikas. Tule siia, tüdruk. Kas ma viin sind mere äärde, tüdruk? Seina, tule siia. Las ma teen sulle pai. Tule. Tule siia, ulakas. Nüüd tulge siia, vennad. Vaatame. Võtame isase välja. Maras ma pean ka väljas. See saab natuke riskantne olema. Aha. Kes siia jälle roninud on? Kuule, ilus poiss, mis sa teed? Karismada sündinud poiss. Kas sa vaatad aknast välja? Tõeline lõvikutsikas. Sellel on hea koht. Ta läheb majja sisse, uks on lahti ja heinapallid on sees. Ta sööb kõhu täis, kui tahab ja hängib niisama ringi. Sa tead, kuidas asju ajada, poeg? Sa tead, kuidas asju ajada? Mis nende hammastega lahti on, poeg? Vaata neid hambaid. Vaata neid hambaid, vaata neid hambaid. Vaata neid hambaid, vaata neid hambaid. Suur bebe. Karismas sündinud. Mašallah sulle. Tule! Nüüd oleme siin ainult meie. Elik, tüdruk, kas sina tulid ka? Silli, vaata, ta hakkas juba aias ringi jalutama, mu kallis. Tänu jumalale, tõesti. Ta paranes ju, olen väga õnnelik vend. Me pingutasime väga, sõbrad. Te ei tea, ma ei filmi seda. Alles eile, ei mitte eile, vaid üleeile, läksid magama hommikul 5:30. Üle-eelmisel päeval ärkasin ka umbes kell 7 hommikul. Läksin magama hommikul 5:30, ärkasin uuesti kell 9. Kas sa tead, et andsin Harlile terve öö tilgutit? Ma jälgisin teda, ma ei räägi teile ega näita. Alla ausad, meil oli tõesti väga raske. See pole veel läbi, loodetavasti saab terveks. Tüdruks hakkas kohe haukuma ka. Silli, vaata, ta hakkas ka kaitsma. Ma annaks su eest kõik. Poiss, miks te selle telgi lahti rebisite? Telgi on ka sealt alla kukutatud. Telginöör on katki läinud. Oota korraks. Nüüd vaata, kuidas me need kätte saame. Kuidas me need kätte saame? Kuidas me need kätte saame? Kuidas me need kätte saame? Oota, Tõlis, oota. Üks hetk. Väike on jälle alustanud, ta on tagasi oma varasema oleku juurde pöördunud. Ta käis haukuvate koerte juurde ja karjus nende peale. Jälle sama lugu. Tyson. Poeg, nüüd pean ma sind võtma, aga emast ei tohi võtta. Kuidas me selle ära teeme, passa? Oota, Vellis. Oota, tule siia, tule. Tule, aga ära temaga tegele. Obõ, sa just parenesid, bismillah. Oi, ma jätsin uksega lahti. Oota korraks, ma jätsin uksega lahti. Kallis, mis sa nüüd tulid? Oota. Ära ründa neid, vaatame. Lase mul proovida. Issand jumal. See poiss saab ikka päris hulluks vend. Juba praegu annab endast märku, näed sa? Oota, las ma vaatan. Seina. Seina, oota. Aga kas need ründavad kutsikat? Võtame selle kutsika sealt ära, sõbrad. Mängime kinda peale, oota. Kui ta suurt koera ammustab, pole hullu. Aga mis saab sellest kutsikast siis? Ärme võtta riske. Kullake, tule korraks siia, eks. Istu seal Faisal venna juures, ajage natuke juttu. Sobib, passa? Mine nüüd sinna. Sina jää sinna. Ta ajab Faisal venna juures natuke juttu, no. Olgu. See on ju alles poeg. Tema elu on tähtis, vend. Me ei tohi üldse riski võtta. Tule! Ma võtan isase otsa ja tõmban ära. Loodetavasti ta mu käe kallal ei lähe. Ma natuke kardan teda ka. Tule, poiss! Tyson, tule! Tyson, tule! Tyson, isa! Sina tule ka! Tyson, tule! Oota korraks, vaata, emane tuleb. Tyson, tule! Hea tule! Seina! Seina, ära sekku! Oota korraks, laske mul palun. Oo. Kuidas me selle välja saame? Vennas, emane tuleb eespoolt. Tyson ei kuula mind ju. Oota üks hetk. Astu kõrvale. Tyson, tule siia. Tyson, tule siia. Oota korraks, me läheme jälle sisse. Seekord on risk suur. Miks? Sest ma panen nüüd käe su kaela ümber. Loodetavasti ta ei keera nii poole. Tule, poiss. Tule. Määt, kore vaatab viltu. Üks hetk. Tule. Tule, Tyson. Tule, poiss. Tule, viin su jalutama, tule. Tule, poiss, tule. Tyson Papole, Tyson Papole, tule. Vennas, ma praegu ei taha otse kontakti astuda, vaata, ta tõmbub tagasi.
me peame olema väga ettevaatlikud, teate. Peatu, Seina, ära õhuta. Seina, ära õhuta, tüdruk. Oode! Poeg, lase ma panen selle sulle külge. Näed, nii pea kui ma käe ta kukale panen, keerab see lurjus kohe ümber. Tule! Seina, ära ürrita teda, ta uriseb ka tema peale ju. Peatu! Seiski korralikult, vaatame. Tavaliselt ma ei häbene, aga noh. Vaata end, meie mees on tõesti kõva, mašallah. Muide, miks ma kõhklen? Võib-olla on uusi vaatajaid. Me just ostsime selle. Nad ründavad natuke sõbrad selle pärast. Tule, Tyson! Tyson, tule! Tyson, tule! Asja, tule! Kuule, ära hakkasid vehkima, ära tüüta mind. Kui see pöörab, siis ta murrab mu käe ära, tead sa seda. Vaata, nuusuta mind. Sa oled mees, noh. Sa oled mees, poiss, noh. Olgu, panime rihma peale, Semu. Panime rihma peale. Naised, tule siia. Nüüd viime Tysoni välja. Mine edasi, poeg. Oota üks hetk, vaatame, et emane ei tuleks. Võib-olla ma paanitsen ta asjatult, aga teeme oma töö ära. Ei, Seina, ära ründa teda. Ei! Oota korraks, oota, vend, me jäime väga kitsasse kohta. Tule sina, Tyson. Oota korraks, peatu, Seina. Ven, Seina rindab ka isaks koera. Peatu, tule. Tule, Tyson. Tule, Paša. Aman. Oo, Seina. Vennas, Seina sööstab kohe peale. Ma ütlen teile, Seina on väga karm emane koer. Temaga pole nalja. Tule. Tule, poiss. Tule, poiss. Tule, poiss. Kui ta veel koeraga maadlema hakkan, pöördub ta äkki minu poole. Ja siis ongi jama käes. Aga vaata, praegu hoian teda kinni. Ta ei teinud midagi, tänu jumalale. Just, seda ma tahtsingi. Praegu on meie prioriteet, et teame teda ka armastama. Teine Tyson on ka taga. Oota, las Maraska tuleb. Vaatame ka, kuidas ta neile reageerib. Kas on korras? Siis ma lasen ta lahti vastavalt selle. Loodetavasti, kui me ta lahti laseme, ei ründa ta Arest, Marasit ega Tysonit. Ma teen kõik endast oleneva, et teda sotsialiseerida, vend. Me peame ta harjutama. Ta peaks pidevalt aias lahti olema. Tule! Tule, poiss! Tule! Keda ta nuusutab? Kas ta oli Karoliinide? Eelmine kord oli ta ka Karoliinile külge löönud. See hakkas jälle pihta. Tule, poiss! Ära puutu Karoliini, tule siia. Jäta ta rahule, poiss. Jäta ta rahule, poiss. Tule! Tule! Hästi. Oota korraks. Karoliin ei lahku ka tema kõrvalt, ta on tema sõber. Rahu! Tyson, tule siia! Nüüd ma silitan Tysonit. Ma jälgin praegu tema saba liikumist. Oota üks hetk. Oota üks hetk, poeg. Mashallah sulle. Nüüd vaata, Maras läks Seina kõrvale. Nagu ma ütlesin, suure tõenäosusega on Seina jooksuaeg lähedal. Ta jätab lõhna. Sellepärast lähenevad kisased talle. Tule, Tyson! Tule, Paša! Nüüd ma lasen ta lahti. Kas kõik on korras? Me võtame riski. Nüüd on ta minu käes, ta ei tohi minust julgust saada. Las ta tegutseb ise. See saab olema suur risk, loodetavasti ta ei türitse. Tule, poeg. Lasksin ta lahti, vend. Jumal andku, et kõik hästi läheks. Maras on ta seal. Jälgime teda, vaatame, mis saab. Tule, Tyson, papa! Tyson, papa, tule! Abi Tyson on tõesti imeline laps, tõesti. Tema füüsis hoia, kõik on täiuslik, tippkvaliteet. Teate ju, meie uued rottweilerid on mõlemad Türgi meistrid. Nende vanaisad on ka maailma tasemel tšempionid. Ehk siis nende kvaliteeti pole vaja seletada. Tõesti, suurepärased. Nagu ma ütlesin, kuna me just ostsime ta, peame natuke tema iseloomu tundma õppima. Las ta kõigepealt harjub meiega ära. Las ta suhtleb kõigepealt, ilusti teiste koertega. Las nad mängivad, seda ma tahan. Et nad ei oleks agressiivsed. Tule, Tyson! Oota, nüüd läheb ta teise Tysoni juurde. Togo Tyson ründas teda tavaliselt. Vaatame, kas ta ütleb nüüd midagi, kui ta on lahti. Tule! Mis toimub, poiss? Ühtäkki läheb paanikasse, hakkab kartma. Tyson, tule! Tyson, tule siia, tule! Tule! Meie teine tüss on nüüd teisel pool.
las ta nüüd läheb isaste juurde, et näha, kuidas ta isastele reageerib. Emastega sai ta hästi läbi, sellega pole probleemi, aga kas ta saab isastega ka läbi? Seda peamegi teada saama. Tyson, tule siia. Tule, Paša. Tule, Paša. Tule, Paša. Tule. Tyson nüüd maja juures. Ahaa, Maras tuleb, oota, las ma vaatan. Oota, las ma vaatan. Mu tüdruk. Oota nüüd. Nüüd. Me ei tohi teda mingil juhul ohtlikku olukorda panna. Marasi saba püsti. Maras on nüüd Apolloga võrreldes natuke kohanenum. Ta ei torma otse peale. Seetõttu on ta tõenäolisem läbi saada kui Apollol. Seetõttu jätsin ma nad nüüd teadlikult rahule. Vaatame ka tema reaktsiooni meestele. See tõmbub äkki tagasi. Kardab, miks ta küll nii käitub. See on nagu mingi dramaatiline asi, sõbrad. Ta pelgab valju häält ja järske liigutusi, vaadake. Nägid, eks? Kas sa ehmusid, poiss? Mis sa tegid? Seal ei ole midagi. Ta kujutab midagi ette. Vaata. Kas sa nägid? Seal pole midagi, vaata. Ta jäi ise millegi peale vaatama. Meie uus Tyson on nagu seestunud. Tule, Tyson, baba. Tule, poeg. Tule, poeg. Tule. Vaata, ta ei tei Marasilegi midagi. Praegu on väga hea. Las nad nuusutavad üksteist. See on minu prioriteet. Sest koerad tunnevad üksteist nuusutades ära. Nad peavad üksteist nuusutama. Pärast seda tegutsen rahuliku südamega. Ja las toova Tyson ka tuleb. Tyson poiss, hurraa! Me just lasime selle Tysoni lahti. Ta pissime ühte kohta. Läheme vend puuride juurde. Vaatame puuris olevaid poegi. Alarm! Tyson papa tuleb. Kuule poiss! Ma lasin teise Tysoni lahti, eks. Kuulsid, Tyson, mu kallis lõvi. Vaata nüüd, kui ta lahti lasti, lõpetas ta lammaste juurde minemise. Tõeline mees ikka. Teate, see on tõeline mees, kas teate? Meeste mees. Oota, praegu Maras jälgib teist Tysonit. Oota, meie Tyson ka. Vaata, tema ka tundis seinalõhna. Oota nüüd. Las nad kaks tulevad kõrvuti. Vaatame, kas nad ütlevad midagi. Meie Tyson nägi seda koera. Ta tunneb teda. Alguses ta ründas. Nüüd on ta harjunud, vaata, ei ütle enam midagi. Vaata, Maras vaatab praegu käib Marasi ja tema vahel liidriheitlus. Ole ettevaatlik, poeg. Ole ettevaatlik, poeg, palun teil taga. Ärge õhutage. Ärgu keegi kedagi õhutagu. Käituge korralikult ja mängige viisakalt. Tule. Tule, poeg. Nojah, Tyson läks teisele poole. Tule. Läheme nüüd puuride juurde. Praegu peame nad kakkusasendist välja tooma. Me ei lase neid mingil juhul kokku. Aga praegu on Tysoni üldine seisund ja mulje minu arvates väga hea meie uuel Rottweileril. Ta ei rünnanud mind. Ta saab ka teiste koertega hästi läbi. Omanik harjub ka varsti ära. Ta ütles, et kui ta ise kaklema ei hakka, siis ükski koer temaga tüli ei nuri. Praegu saavad kõik omavahel hästi läbi. Ta on emane, aga see võib probleeme tekitada. Ta ütles, et emane kipub ründama. Selles osas peame natuke ettevaatlikud olema. Oota, nüüd on Tysonid omavahel vastamisi läinud. See Tyson proovib teda. Ahaa, tuleb Tyson isa. Tule, poeg, tule. Mašallah sulle. Filmi nüüd korras mul lõvisid. Kuule Itaalia oma poeg Hector. Mis sa teed, Suur pea, Hector. Mašallah sulle mu lõvi. Su väärikuse, hoiaku ja vägevuse eest annaksin kõik. Oota, ka teine Tyson tuli, oota hetk, laseme Marla lahti. Marla. Kaunis Marla, tule siia, kuninganna. Oota hetk, armas papa, peatu. Muidugi Marla nuusutab teda kohe. Las nad kohtuvad kõigepealt Marlaga. Ei, vend, ta sobib isastega lüll. Isane, mašallah, suurepärane. Marla, kas sulle meeldis ta, jah? Isade, mašallah, suurepärane. Tule, poiss. Tüdrukud, mida teevad minu kaunitarid? Mida teevad minu armsakesed? Odin, kas kutsikad tulevad, Odin? Odin, isa pesemisega on su karv kohe kohevaks läinud. Teda peab korralikult kammima. Igal hommikul pesen korralikult ära ju. Tüdruk, mida sina teed, ulakas? Toora. Las ma lasen Toora korraks lahti. Teate, Toora on väga vaene tüdruk. Toora, tule siia.
Tule kaunitar, tule kaunitar, tule kaunitar, tule. Maashallah, sina oled ikka tubli. Maashallah, sina oled ikka tubli. Kus sinust tüdruk siis on? Kus sinust tüdruk siis on? Oo, super. Nägid, isale saab Rottweileritega eriti hästi läbi. Tule! Tule poiss! Tule! Bonjuk, kas tutvustan näsin Bonjuk? Ulahas Bonjuk. Mida teeb minu poeg? Noh, mida teeb minu ilus poeg? Kuule, kas saite heinapallidega õela poole? Tead, ei jätku sööta üldse. Üks pall kestab meil ainult 2 päeva, need pätid jahvatavad selle kohe ära, mis mühinud. Ilm on palav. Eks lambad on enda ühte nurka tõmmanud. Kiitsed tahavad ka välja minna. Tule! Tule siia! Marla! Marla! Pole kallis. Nüüd viige nad teisele poole, sõbrad. Puuris olevad lapsed läksid hulluks. Papa Tysoni reaktsioon on super. Tänu jumalale, meil ei olnud mingit probleemi. Kuhu ta üldse läks? See on teine pool. Ta tuttub nendega, kes on puuris. Poeg, ära mine Karlose juurde midagi sellist. Nüüd tuttub ta ka Reinaga. Issand, ta tõppab end Karlose ja teiste sekka. Tule, tüdruk, poeg, tule. Tyson papa. Ta armastus Reinad. Allo, palun. Ära mine Karlose ja Hektori juurde, poeg. Palun, ära tekita meile probleeme. Ta pistab oma nina igale poole ja seekord satub ise hätta. Tule! Tule, Tyson! Tule, Tyson! Tule! Tule nüüd, poiss! Tule nüüd, poiss! Tule nüüd! Tule nüüd! Nüüd saab ta kõigiga tuttavaks vend. Väga lahe, et Maras, Tyson ja tema omavahel hästi läbi saavad. See on lihtsalt suurepärane. Reina, kas sul ka jooksuaeg algas? Aga Reina on ju steriliseeritud. Selline asi pole võimalik. See, et ta kõigiga hästi läbi saab, on suurepärane. Loodetavasti, kui kaklust ei tule, jätan ta alati lahti. Kui jälle talust lahkun, võtan ta ikka kontrolli alla. Üldiselt on hea, kui ta on lahti. Proovime ka, kas ta Faisalile midagi teeb. Eks ole, Marla? Mu kuninganna, jumal, annaksin su eest kõik. Tyson, vaata jälle. Su mõtted on lammaste juures. Ma just mõtlesin, et küll hea, et ta seda ei tee. Vaata, ta hakkas jälle neid kimbutama. Tyson on nüüd väga pikk, ta hüppab sellest traadist üle. Sellepärast ma ei lase teda vabaks saada. Ta läheb lammaste juurde ja teeb meile kahju. Tule. Tyson, tule. Jäta lambad rahule. Tule siia. Ära tegele lammastega. Tule. Kuna Tyson on Reina peale silma peale pannud. Talle vist Reina väga meeldib. Ta ei lahku tema kõrvalt. Vaatame emast. Vaatame, mida ta teeb, kui ta üksi jääb. Hoiame ta emasel silma peal. Vennas, kui sa neid niimoodi harjutad, pead sa koerte iseloomu väga hästi teadma. Kuna ma tean, mida mu koerad teevad ja kuidas nad käituvad, siis ma käitun vastavalt sellele. Muidugi, mõnikord tekivad ka soovimatud olukorrad, aga üldiselt on mul olukord kontrolli all. Nüüd teen ka nende harjumiseks kõik endast oleneva, sest ennas, see pole naljaasi. Annad süüa ja äkki hammustab või teeb midagi ootamatut. Sellepärast peadki harjutama. Olen võtnud täiskasvanud koera, pealegi veel Rottweileri. Üks kõige raskemaid tõuge. Nad on oma omanikele väga kiindunud, nii et kui nad on juba suureks kasvanud ja iseloom on välja kujunenud, siis uue inimesega harjumine on neile raske. Meie oleme kõik uued koerad ära harjutanud. Pole sellist asja, et ei saa harjutada. Ikka saab. Aga näiteks Cane Corsoga võrreldes võtab see natuke rohkem aega. Kas saite aru? Eriti veel, kuna neil on tugev iseloom. Näiteks omanik ütles mulle, et emane koer kakleb teistega. Ta ütles, et nad ei saa läbi, aga mina arvan, et saan ka selle emase koera teistega läbi saama panna. Jah, ma arvan nii. Emase puhul ei või kunagi kindel olla. Ta ongi natuke salakaval. Võib-olla nad kaklevad, aga üldiselt saavad läbi, ma arvan. Kuhu Tyson läks? Tule siia, vaata. Nüüd ta võib oma jalaga lahele pista. Teiste koertega, Carlose ja teistega. Ärme sea oma tööd ohtu, vend. Kus ta on? Tyson, poiss! Tule siia, poiss. Tule siia, tule siia. Tyson, ma ei räägi sinuga, ma räägin teise Tysoniga. Kuule, ta on siit juba ära läinud. Kuhu ta läks? Ta ei ole siin. Ta on kuhugi mõnele läinud. Carlos, kas ma lasen ka sind lahti, Carlos? Vaata, kui väärikas mu Carlos on. Maashallah, karisma enda peastus. Täitsa nagu täkk. Mu poeg on tõeline härg. Jumal õnnistagu teda. Tema väärikus on imetusväärne. Poeg, Seinal on jooksuaeg tulemas. Tea seda. Me ootame sinut järglast. Kas kuulsid, Carlos? Palun tee seekord nii, et me oleksime rõõmsad. Kui seekord käi õmmestu, teen kunstliku seemendamise.
Midagi muud pole teha. Sest ma tahan sinult kutsikaid, Carlos. Carlos. Oi, kui väärikas ja kena ta on. Minu ilus poeg. Kus Tyson nüüd kadusenud? Ta on puuri läinud, vend. Kas sulle meeldis see puur? Noh, kas sa tahad siia jääda? See on toora puur, aga vaata. Aga siia ei saa jääda, vend. Ta hammustab Odinit ja Odin hammustab teda. Tule. Kas sa tahad sellesse puuri minna, poeg? Täpselt oma koha leidnud, Odini kõrvale. Tule. Tule, mu poiss. Tule. Tule, see koht pole sinu jaoks. Tule, sõber. Omanik ütles, et võib-olla ta hüppab siit üle. Seetõttu ma ei pallu teda siia. Need puuride kõrgused on 1,5 meetrit samad. See teine koht, mille me tegime, on umbes 1,80. See on kõrgem. Ta ütles, et võib-olla ta hüppab siit üle, sellepärast ma ei toonud teda siia. Muidu oleks nad siia pannud. Aga me peame proovima, kas ta hüppab või mitte. Oleks parem, kui ta läheks teise puuri. Odini juurde minek polnud hea mõte. See koht oli vist ka tühi. Oota, teeme selle koha ka lahti. Tule. Siin polnud kedagi, eks? Ei. Las see ka lahti. Tyson! Oota, ma võtan ta nüüd. Tyson, tule siia. Tule, mu kallis. Tule. Tule, mu poeg. Tule. Tule, Tyson. Tule, mu poiss. Või ma võtan ühe neist. Vaatame, kas ta ründab. Varem pole ma ühegi koeraga nii palju vaeva näinud. Meil paskusid, miks ma tõesti ei saanud aru. Kuule, poiss, sa sobid siia, las kuulsid. Las olla, ma parem ei pinguta liiga palju. Tahad, kas siis mul nimekile? Ma muutusin kaotustavaks, ei tea miks. Kõik on siia sisse tulnud, siis jäägegi sisse, raisad. Olge kõik sees, ulakad. Las ma vaatan välja. Te katsid, et ma panen kinni, eks? Tule. Ütleme, kui sa tahad sisse tulla, siis ma viin su sinna kõrvalpuuri. Tule, mitte sinna. Ära mine Odini juurde, poeg. Kes siin oli? Siin on Reina. Vaata, tule siia. Tule, Paša. Tule, Tyson. Ära mine Odini juurde. Vaata ainult, kuidas Odin tema peale ärritus. Odin on väga karm. Vaata neid silmi. Tõeline tuli, ausalt. Näed, sul ta läks tema peale ikka värapöördesse. Oh jumal, palun sind. Hoia Odini eest eemale, Paša. Odiniga nalja ei tehta. Kutsud Tyson? Tyson ka tundub, et kohe ründab teda, just kui ta ei suutnud seda teha, tule. Tule, poeg, las ma võtan su sülle. Tule, palun, tule siia. Tyson. Tule, poeg. Tule, Paša. Oota, las ma proovin veel korra. Tule. Nüüd ma saan selle kätte. Vend. Tule. Jäta Kalo rahule, vaatame. Tule. Ei õnnestunud, proovin neid täna, sõbrad. Võtame selle poisi siia. Kas sobib? Või vaja, panen emase ka siia tema kõrvale, eks? Vaatame, kas nad hüppavad, ma proovin korra. Tere, Maša. Oota korraks, paitame teda. Tubli poiss, see on lõvi, see on tiiger, see on tõeline mees. Just kui küsib, kes julgeb talle kallale minna. See on tõeline mees. Mašallah, mu pojale. Tüdreke, tule siia. Tule, Toora, tule. Toora, sa oled porisse astunud. Tule, ära tee mind mustaks, mine läbi. Mine, tütreke, hästi, oota. Oota, lapsuke, üks hetk. Hästi, Toora, nüüd seisa seal korraks. Nüüd proovime, vend. Ainult. Võta siit tarant üks kaader, tarant poolt. Voit vaidel, et sai minusti kõrvuti, näed. Kuule, kas ma ütlen teile midagi? Vaadake, Odini välimus. Odini nägu on nii karmim. Kas sa saad aru? Odini näojooned on nii karmimad. Vaata, Odini näojooned on natuke hirmutavamad. Aga noh, vaata, ta tõi talle hiljuti. Odin hirmutab niimoodi meest natuke rohkem. Odin, ma ütlen Odin, tegelikult Tyson. Tyson, tule siia. Tysoni välimus on temaga võrreldes natuke armsam. Tule, Tyson! Tule, poiss. Ta on ikka täiesti muserdatud. Vaata, Tyson on temaga võrreldes niimoodi natuke armsam. Kas sa näed, et ta nägu justkui naeratab? Tyson on armsam. Vaata, ta ei tee mulle midagi, aga ma ise mõtlen üle, vend. Odin on väga karm vend, vaata neid Odini pilke. Odin! Kus mu poiss on, Kus mu lõvi on, Mu lõvipoeg, su väärikuse eest annaksin kõik. Odin on natuke karmim. Nüüd on ka Odinil sugupuu olemas. Kui jumal lubab ja jõuame võistlusajani. Tahaksin Odinit võistlusele viia.
võin ka selle poisi ja emase kaasa võtta. Aleksil on ka olemas. Aga Aleks ründab inimesi. Teda ei saa kaasa võtta. Las see praegu siia jääb, eks? Aga vaata, ilus pilt tuli. Mis juhtus, mu tüdruk Toora? Ulakas, tahad välja minna või? Piisab küll. Aleks! Mida teeb mu poiss ja tüdruk? Keda me nüüd lahti lasta saame? Rohkem pole kedagi lahti lasta. Miks pole? Varaseana. Tyson on väljas. Teised isased kaklevad end. Üldiselt vaadates oleme praegu Tysoniga väga hästi harjunud. Mingit probleemi pole. Nagu ma ütlesin, natuke ka... Ma ise ka mõtlen välja. Mida me tema jaoks teeme? Me armastame teda, hoolitseme tema eest. Me võidame tema täieliku usalduse. See, et me täna arutama viisime, on juba suur saavutus. See on oluline. Nii tema usalduse minu vastu, kui ka minu enesekindluse seisukohalt. Sest ma ei taha end jälle tahtmatult ohtu seada. Ta võib järsku kallale tulla. Seetõttu, kui emast pole, ma ei usu, et ta väga ründaks. Miks? Sest ta saab emase tõttu hoogu juurde. Emane on tavaliselt agressiivne. Ta saab sellest emasest hoogu juurde. Mis me siis teeme? Me ei pane teda emasega kõrvuti. Kui ta on puuris, siis pole hullu, ma korraldan selle ära. Nüüd tulge vaatama. Võtame selle pojukese ka Faisali kõrvalt ära. Et Faisal teda kodus ära ei sööks. Mu tüdruk. Tule siia, isa teeb sulle pidusöögi, tule. Tule, kaulitar, tule. Tule. Tule, mu tüdruk. Tule, mu tüdruk, tule. Kuhu see tüdruk läks? Tule, mu laps, tule. Oota, vaatan, kuhu ta läks. Mu tüdruk, kas sa marad siin, tule. Alla. Oota, ma vaatan välja. Välja, lähme, Marla. Välja, noored. Välja. Mingi edasi. Ma tegin talle nüüd mõnusat liha. Kuubikuteks lõigatud liha. Inust falle liha. Ma tegin seda valmis. Keetsin niimoodi. Me anname talle inusat talleliha süüa. Päris talleliha, jah. Kuubikuteks lõigatud. Esimene. Kui ma mõtlesin, et tal hakkab natuke parem, mõtlesin, et annan talle. Aga ta ei söönud liha. Vaata, ta ei söönud punast liha. Andsin talle kana. Ta sai kana ära. Andsin talle ehtsat liha. Punast liha ta ei söönud. Aga kana sai ära. Ta eelistab natuke rohkem kana. Vaatame nüüd, kas ta sööb liha. Hommikul andsin talle märgtoitu. Seda ta sõi natuke. Nüüd anname talle lihaaine. Sest koer parales just verisest kõhulahtisusest. Sa ju nägid, et ta hakkas paranema. Sa teed kõik, mis saad, et tema immuunsus oleks tugev. See ei tohi langeda. Harli! Vaadake Harleid, sõbrad. Vaadake, filmige. Vaadake, veri tuleb tal jälle tagasi. Kas näete? Vennas, see on väga halb. Sõbrad, Harli seisund tundub väga kriitiline. Teadke seda. See tõesti tundub väga riskantne. Praegu ei ole mul midagi teha. Vedeliku kaotuse vastu. Annan talle vedelikku, annan ravimeid. Rohkem ei ole mul midagi teha. Meie pisikese punane liha on nüüd siin, vaata. Keetsin selle korralikult ära. Kurnasin vee välja. Tule, tütake. Oota, ema ei sööks seda. Oota, Nora. Üks hetk. Las ta paneb punase liha rahka. Söögu seda. Tükk haaval. Olgu see minu tütrele kasulik. Toogu talle tervist. Olgu see minu lapsele terviseks. Alla. Söömututa, söö. Las need hoiavad temast praegu eemale. Mida ma nüüd ütlesin? Kuna ta tuli just haigusest välja, pead teda võimalikult hästi toitma vend. Poida teda lihaga, poida teda valguga. Loom saab need valgukaotused tagasi. Tema immuunsus tõuseb lakke, saad aru? Toidad teda parimal võimalikul viisil. Sa ei ütle kohe, et ta on terveks saanud. Kui sa teda hästi ei toida, hakkab see uuesti pihta ja sa ei suuda seda peatada. Seega pead tegema kõik, mis su võimuses. Tütar, ma tõstan su hoopis sellele lauale, ma vaatan korraks seda Harlid. Üks hetk, vend. Sina söö seal, et teised sinu juurde ei tuleks. Söö seal, minge nüüd eest ära. Peatu, Noora, välja. Üks hetk, noored. Vend on siin. Tüdruk. Sõbrad, üldse pole hea. Ausõna. Harli, tule siia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ta vajub lõdvaks. Allah. Ta vajub mu jalgadele lõdvaks. Allah. Ta vajub lõdvaks, vend. Ta vajub lõdvaks, sõbrad. Oota, tüdruk, vaatame. Bismillah.
Bismillah, bismillah. Allah, Allah. Ma ei saa aru, miks selle tüdrukuga nii juhtus, vend. Tema seisund on kriitiline, sõbrad. Tõesti, tema seisund on kriitiline. Praegu ei saa ka midagi teha. Me läksime eile öösel kell 2 loomaarsti juurde, eks? Ma mõtlen öösel kell 2. Tilgut on, ravimid ka, muud polegi teha. Kõiki ravimeid hakkad sina kasutama. Keha hakkab võitlema, sul pole muud võimalust. Ehk siis midagi muud teha ei saa, vend. Ausalt öeldes, ma ei tea. Miks selle loomaga nii juhtus? Mu tüdruk. Täiesti nagu tema soolikad oleksid puruks rebitud. Kõikjal veri. Tema magu oli samuti samas seisus. See arenes ka väga kiiresti, kes tead. 3 päevad, jah? Esimene päev oli juba väga hull. Vaatasin tema puuri. Kõik oli täis oksendatud verd. Aus, ma ei tea. Vaata, hommikul andsin sisemise verejooksu peatavat ravimit. Ühtsegi pole aidanud. Üldse mitte. Ühtsegi pole aidanud, vend. Praegu mõtlen, kas on veel midagi, mida saaksime teha. Kus on meie tilgute asjad? Nüüd anname talle veeni kaudu vedelikku. Samal ajal annan talle ka nahaalust vedelikku. Nüüd anname jälle vedeliku kaotuse vastu. Naha alla vedeliku, vend. Ja meil on ka spetsiaalne laktaadiga vedelik, mida kasutame. Oota, tütreke. Oota, tüdruk, oota. Oota, hullake, oota. Jumal küll, jumal. Miks ma nüüd veeni kaudu ei saanud anda? Sest veenitee on tõenäoliselt ummistunud. Me rikkusime selle ära, ta nihutus veenitee paigast. See läheb naha alla. Sellepärast, sõbrad. Nüüd, sõbrad, ma tõin Harli siia, avasin veenitee ja nüüd annan talle tilgutit. Kuna tal on väga tugev vedeliku kadu, anname talle pidevalt tilgutit. Nüüd lisame tema tilgutisse ka ravimid. Seamane paika, vend. Ei, muud midagi pole, sõrad. Praegu pane talle tilguti, anna ravimid, muud polegi vaja teha, saad aru. Me teeme kõik, mis meie võimuses on. Aga mis haigus see on? Mis juhtus? Mulle ei tundu, et see oleks parvo. Tundub nagu mingi teine haigus. Ausalt öeldes ma ei saanud aru, mis see on. Ausalt, ma ei saanud aru, tõesti. Või jah, lihtsalt mingi õnnetus, ebaõnn. Mis ma oskan öelda, sõbrad? Mis ma oskan öelda siis? Ta oli tõesti väga hea, väga vallis laps. Miks see kõik äkki miileks? Ma ei saa aru, ausalt, ma ei saa aru. Moomal polnud ju midagi viga. Kui te küsite, kas ma märkasin mingit sümptomit või midagi, siis ei, tal polnud mitte midagi viga. Ta oli täiesti terve, tal polnud mingit probleemi, kõik juhtus äkki. Ausalt, kõik juhtus tõesti ühe hetkega, sõbrad. Kas me unustasime midagi? Ausalt, kõik juhtus tõesti ühe hetkega. Midagi täiesti ootamatut juhtus meiega. Lapsed jäävad kurja silma alla, vend. Ausõna, nad jäävad kurja silma alla. Mida ma oskan öelda? Oota, tüdruk, oota nüüd. Mu kallis, sa saad terveks, lapsuke. Sa saad terveks, lapsuke, sa saad terveks. Kuidas ei võiks inimene end nii halvasti tunda, kui neid niimoodi näeb? Vaata praegu selle looma olukorda. No kuulge, sõbrad. Tema keel on tagasi tõmbunud, ta hakkas end lõdvaks laskma. Vaatame ka tema temperatuuri. Termomeetri patarei oli ka tühjenemas, las ma vaatan. Loodetavasti töötab. Ma mõtlen palaviku alandajat, tegelikult termomeetrit. Vaatame su temperatuuri. Meil on vedanud. Bismillah.
koeral mõõdetakse temperatuuri pärasoolest. Kõige täpsem tulemus saadakse siit. Seetõttu vaatan ma siin, sõbrad. Praegu on 39,1, 39,2. Veel pole täpselt selge. Tal on väga kõrge palavik. Tal on väga kõrge palavik. Keha võitleb kõvasti. Tal on hakanud hingamisega raskusi tekkima. Tal hakkas raskusi tekkima, see on palavikust. 39,3. 39,3, tal on väga kõrge palavik, sõbrad. Tegelikult on parem, kui palavik on kõrge, mitte madal. Miks? See tähendab, et keha võitleb. Kui keha ei võitleks ja palavik langeks, oleks see hullem. Mis siis juhtub? Keha annab end täiesti alla. Seetõttu on parem, kui palavik on kõrge. Nüüd anname talle natuke palavikualandajat. Anname talle ka ühe palavikualandaja. Sest see on väga kõrge juba, 39,5 kraadi. Seekord läheb ta šokki. 5 kilo 0,3. 5 kilo 0,3. 5, 10, 15. 1,5, 2. Mu tüdruk. Mu vallis. Vaata, tema nahk on imelikult piigul. On väga tugev dehüdratsioon. See on ikka väga hull. Ma tegin seda teadlikult naha alla. Ma pidin kasteri tegema, pean kogu tagumise osa täielikult puhastama. Täielik verine kõhulahtisus. Täielik verine kõhulahtisus, seekord looma täielikult. Päris, vaata. Jumal, peatu. Peatu kõrline. Peatu mu kallis. Päite melu eest sulad. Nüüd süstisin valuvaigistit ja palavikualandajat. Loodetavasti see leevendab tema seisundit veidi. Kas sülgud on korras? On korras. Oota, vaatan tüdruk, ei. Oota. Kas teate, ma teen tallu ja veterinaartoa? Sest kui nii on, pean ma ta nüüd eraldi tuppa viima. Ma pean teda teistest eraldi hoidma. Nii ei saa olla. Nendega koos ei toimi, vaata. Ei, Karolin. Oota, mu tüdruk. Selle tilguti, bismillah. Sõbrad, palun ärge unustage meie ees palvetada. Ma teen kõik, mis suudan, nagu näete. Praegu pole meil muud võimalust, kui oodata. Las Jumal aitab meid. Loodettavasti päästame oma tüdruku sellest haigusest. Ta tõuseb püsti ja paraneb täielikult. Ma teen kõik, mis suudan. Olge tublid, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalit tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Head aega. Olge terved, mu sõbrad.